Onkoloogika. Räägime vähist. On saade, mis avab ausalt ja tabudeta 2 noore naise elu ootamatu 4. staadiumi vähidiagnoosiga. Saadetesse mahub nii igapäevaelulisi mõtisklusi, arutelusid oma ala ekspertidega kui kogemuslugusid kaasteelistelt. Tere taas, armsad Onkoloogika podcasti kuulajad. Eetris on meie 5. saade, mis on siis väga loogiline järg minu arvates meie loogiliselt võttes 4. saatele, kus me läksime Pillega siis kahekesi üsna hingelistesse teemadesse ja mõtlesime, et kas keegi üldse aru saab, millest me siin räägime, aga tuli välja, et see on meie kõige populaarsem saade ja tagasiside põhjal seda isegi korduvalt samad inimesed kuulanud. Nii et kui see on sul kuulamata, siis Delfi taskust saad ka meie varasemaid osi kuulata. Aga positiivne on see, et me oleme jätkuvalt siin. Peale eelmist saadet ei ole meid pandud kuskile kinnisesse asutusse, täiesti normaalsed tunded ja mõttelennud siiski tuli välja, aga sellele vaatamata kaasasime tänasesse saatesse ka vastava spetsialisti, et nüüd natukene teemaga jätkata. Ja meil on külas täna kliiniline psühholoog Inna Narro Taimsaare ja mul on nii hea meel, et me nüüd siis vaatame, kuidas me oleme oma vaimse teekonnaga ise hakkama saanud ja rääkida ka sellisest suunast täpsemalt nagu onkopsühholoogia. Tere, Inna! Tervist! Tänan kutsumast ja tervitan enda poolt ka head podcasti kuulajat. Mina olen tõesti kliiniline psühholoog ja suunitlusega onkoloogiale. Ma olen teinud seda tööd juba pea 13 aastat. Nüüd kindlasti kerkib üles küsimus, et mis on siis see kliinilise psühholoogia ja onkopsühholoogi vahe, siis vahe on just nimelt tegevusvaldkond. Ma olen oma magistritööd teinud ja juhendanud ainult onkoloogilistel teemadel. Ja minu armastus kuulub ikkagi onkoloogia patsientidele ja nendel lähedastele ja onkopersonalile. Super, selline korüfee täna meil. Panime ka info selle kohta, et sa täna meile saatesse tuled meie Facebooki gruppi, kes ei ole selle liige, väike reklaamipaus jälle, onkoloogika leitav ka Facebookis. Siis sellele järgnes tohutu ilus kätemeri kiiduavalduste laviin, kes on sinuga juhtunud töötama ja kes sind kõik 2 käega soovitavad. Ja väga hindavad. Nii et no siit on tänu minu poolt ka nendele inimestele, kellega olen ma jaganud ühisteekonda, sellepärast, et tegelikult nemad on loonud minu. Mitte mina ei ole loonud neid. Ilus. Okei, aga hakkame siis kuskilt poolt minema, et sa ise mainisid, et onkopsühholoogia siiski on midagi muud kui üleüldine selline kliiniline psühholoogia töötamine inimestega, kellel ei ole sellist diagnoosi. Et mis su kogemused siis ütlevad? No kogemus ikkagi ütleb seda, et kui rääkida depressioonist või ärevusest või mõnest muust vaimse tervise probleemist, siis tuntakse ühtemoodi. Kuid need tagamaad, säilemehhanismid ja põhjused on tegelikult alati teised. Ja kui me võtame nüüd käsitlusele depressiooni, siis inimene, kes on saanud põhimõtteliselt vägagi surmaga seonduva diagnoosi või inimene võib-olla, kellel on materiaalsed raskused, et ta ei saa lubada endale võib-olla teatud standardit elus, siis need on 2 täiesti erinevat lähtepunkti, vaatenurka ja käsitlusviisi. Ja minu südameasi ja töö ja huvi ja jätkusuutlikkus on ikkagi pühendatud sellele, et teatud mõttes ka koolitada võimalusel personali, kes oleks suutelised ja julgeksid luua selle patsiendile turvalise keskkonna nii psühholoogiliselt kui emotsionaalselt. Kuidas su tunnetus on, kui hea baas täna üldse meie arstidel on vaimse tervisega tegelemiseks või üldse keeruliste teemadega patsientide siis kuidagi nendega ümberkäimiseks, et kui ma olen rääkinud noorte tohtritega, kes tulevad meile residentuuri, siis valdavalt paljud on öelnud, et nad tahaksid tegelikult psühholoogiat oma õppe raames saada rohkem, eriti just suhtlemistasandil ja ka näiteks erinevate haigustega patsientide puhul. No ma töötan ka amputantidega ja neuroloogiliste patsientidega, siis ilmselgelt erinevad haigused eeldavad erinevat suhtlust. Ja muidugi väga palju tuntakse puudust just suhtlemiskoolitustest, sest mis on kommunikatsioon, on see,
mille pärast võivad tekkida meditsiinis ravivead, räägitakse üksteisest mööda ja võib-olla ei osata ka piisavalt hästi kuulata. Ja minus on hästi kinnistunud aastate jooksul see tõde, et kommunikatsioon on elu alus. Ja eks see ongi ja tegelikult nii kaua onkoloogias töötades olen ma juba omandanud need spetsiaalsed oskused, mida koolis ei õpetata. Ja näiteks onkoloogilise patsiendiga, kui ma lähen talle haiglasse või palatisse esimest korda, siis ma kunagi ei küsi, et no kuidas te ennast tunnete. Ma ei kasuta mitte kunagi seda lauset ega küsimust. Ja kindlasti ei kuulu minu mottosse, et mõtleme nüüd positiivselt. Neid kahte lauset ma ei ütle mitte kunagi. Ma leian mõne muu viisi, kuidas talle läheneda. Aga kuidas, mis meil jälle grupist on tegelikult jälle kõlama jäänud, on see, et psühholoogi juurde leiavad pigem vähesed patsiendid. Kas see vastab tõele või see on müüt ja ikkagi kõigil on see kättesaadav ilmselt kindlasti, aga kui palju suunatakse patsiente või jõuavad sinuni näiteks need kõige raskemad juhtumid ainult, et No tõenäoliselt ikkagi pigem arsti kaudu ja kui inimesed juba teavad kas või läbi meedia, et mina, Inna Narro, töötan näiteks ITK-s või PERFis, nad oskavad ise küsida. Kuna infoväli on igasugust informatsiooni täis, on sealt raske leida. Üks patsient, õigemini ma tahaks võib-olla öelda onkopatsientide kohta nagu minu inimene. See kõlab kuidagi soojamalt, et minu inimene sattus siis minu vastuvõtule ja ta ütles ka, et meditsiin on nii hästi arenenud ja ühe patsiendi raviteekond ehk minu inimese raviteekond võikski alata sellest, et psühholoog või hingehoidja või sotsiaaltöötaja oleksid koheselt võtta suunatud, kui ta selle diagnoosi saab. Sest mõeldes ise ka, kui ma diagnoosi sain, ma olin nagu mingi mul nagu jube hea toimemehhanism, hakkasin kohe tegutsema, endale tundus, et mul nagu ei läinud väga errorisse sellest diagnoosist kogu see kuplialune, aga tagantjärele mõeldes see oleks olnud nagu nii palju pehmem maandumine, kui diagnoosi järgselt see oleks standard, et ma saan rääkida ka kas psühholoogi või hingehoidjaga ja võib-olla ma ei oska seal alguses ise kohe midagi isegi väljendada, aga see võimalus tõenäoliselt oleks ikkagi nagu väga suur asi. Et siit ma ka julgustaks võib-olla inimesi, kellel on see keeruline diagnoos või keda ootab see diagnoos, siis nad võiksid ikkagi saada selle uudise otse silmast silma raviarsti käest konsultatsiooni käigus, mitte telefoni teel. Ja muidugi, mis on ka veel ohumärk, et inimesed, kes on võib-olla natukene arglikumad, võib-olla veidikene muretsejad, mõni on rohkem muretseja, et selle haiguslugu loo ise lugemine, et inimesed saavad oma diagnoosi teada terviseportaalist ja siis on nagu šokk suur, ei osata kuhugi poole pöörduda. Ja see oli meil ka Kristeliga päris selline keeruliselt läbi käidud, minul veel eriti intensiivselt alguses. Kui veel ja rääkida üldse nagu onkoloogilisest patsiendist, ehk siis nagu nii-öelda minu inimesest, siis mina jagan onkoloogilise diagnoosiga inimesed 3 gruppi. On inimene, kes on saanud värskelt diagnoosi, inimene, kes on raviteekonnal ja inimene, kes on oma raviteekonna lõpetanud. Pluss siis lähedased, kes on omakorda siis on vanemad, lapsed, abikaasad. Ja kõik need erinevad raviperioodid ja ka lähedaste erinevad prototüübid vajavad ka tegelikult igaüks erinevat lähenemist, pluss veel iga ühe individuaalsed omadused sinna juurde. Inna, sa elad ideaalses maailmas, millal me sinna jõuame? Ma vähemalt olen püüdnud seda enda maailma nende inimeste jaoks, kes on minuga kokku juhtunud, et võimalikult turvaliselt tundma panna ja ikkagi julgustanud elama elule, sest surra juba iga päev, aga praegu on elamisaeg. Jah, läheb kokku selle meiegi saadetes korduvalt kõlanud mõttega, et ärme sure enne surma. Aga kuidas siis mitte surra enne surma, kui sa ikkagi saad sellise diagnoosi, nagu me oma esimest saadetki avasime, vähk on elumuutev kriis, nii diagnoosi saanule kui tema ümber olevatele inimestele tihtipeale. Et mis siis hakata? No tõenäoliselt kohanemine selle diagnoosiga võtab omajagu aega.
mõni inimene suudab kohaneda iseseisvalt, mõni inimene vajab toetamist, mõnel inimesel on väga tugev sotsiaalne võrgustik, siin on nüüd see soovitus, et hea kuulaja, palun ära anna hinnanguid emotsionaalsel tasandil nendele olukordadele, situatsioonidele, miks mitte ka inimestele, et tõenda neid nii-öelda mõistusepõhisent, sest see hoiab tervise pealt hästi palju kokku, nii ajurakke kui ka nii-öelda häid hormoone. Ja kui on emotsioonide põhine hinnang, siis nendele ilusatele asjadele olemistele, võt sealt tuleks anda emotsionaalne põhine hinnang. Ja inimene, kes on saanud selle raske haiguse diagnoosi, siis võiks endale normaliseerida oma olukorda, tundeid, võib-olla isegi välja öeldud sõnu, mis võib-olla ei ole just kõige eetilisemat laadi, et normaliseerimine ja olla enda emotsioonide osas julge ja muidugi mitte karta olla nõrk, kui ta näiteks pöördub siis vaimse tervise spetsialisti poole või hingehoidja poole. See oli ka miski, mis tagasiside põhjal eelmises osas kuidagi inimestele korda läks väga, et tegelikult on väga okei vahepeal täiesti kokku variseda ja ma ei tea, tunda, mitte üldse teada, mis saab edasi, võtta see omaks, et tihti ka meie ümber sellised, me elame influencerite maailmas ja digimaailmas, kus sa näed mingeid lugusid ja jälle eeldad, et kellelgi on kuidas ja kuidas teised tulevad asjadega toime ja mina ei tule, et tahaks veel kord nagu kuidagi seda kinnistada, et tegelikult kõik emotsioonid on õiged. Kõik emotsioonid on õiged. Ja ilmselgelt kaasneb ka selle diagnoosi saamisena ju selline surmahirm, mis on ka täiesti normaalne. Ja kui inimene näiteks võib oma lähedastele öelda, et võib-olla hakata rääkima võib-olla, kuidas temaga peaks tegema siis, kui ta enam ei ole, kas selliseid juhtumeid on olnud mul praktikas, et siis lähedased palun normaliseerige ka enda jaoks oma diagnoosi saanud kalli inimese tundeid, mõtteid, emotsioone, et see, et mis sul viga on või see on tänapäeval ravitav, ilmselgelt ei aita sellel hetkel, eriti. Jah, aga eks siin on need lähedased kukuvad omakorda veel kriisi, eks ju, et see eituse teema on see nii tugev, et mina sain ka seda omal näol päris tugevalt tunda, et mingid teemad jäidki aastateks tegelikult ikkagi kuskile peitu. Eks inimesed ikka kardavad neid küsimusi, mille vastust nad ei taha kuulda. Jah, tegelikult see vastus on tead. Ja, nad teavad ju kõik, mõttes ja me teame kõik ja tegelikult häid tulemusi on andnud praktika puhul see, kui inimene näiteks, kellel ongi see onkoloogiline diagnoos ja võib-olla tal käivadki need surmamõtted peast läbi, siis ikkagi vaimse tervise spetsialistiga oleks võimalik need teemad läbi arutada, et see lihtsalt see hirm ennast välja rääkida. Sest mitte ükski diagnoosi saanud inimene ei taha koormata enda lähedasi. Ja lähedased jälle nagu ei oska sellega kuidagi olla ja siis võivad tekkida sotsiaalsed suhted, võivad pruuneda, ennegi on olnud selliseid. Nii et just see normaliseerimine ja hea kuulaja, ma olen seda varem ka öelnud eelnevates podcastides, et sina ei peaks olema mitte tugev, vaid ole paindlik. Kummi murda ei saa, küll aga saab rauda murda. Ja see paindlikkus ongi minna oma emotsiooniga kaasa, oma tunnetega kaasa ja mõnikord ka oma vihaga kaasa sellest, et viha on tugev emotsioon, see tuleb endast välja lasta. Jah, ja viha mulle üldse tundub, et on ka tegelikult väga vähe nii-öelda räägitud sellel teemal, et me räägime võib-olla sellistest väga sellistest kurbustest ja mingitest koos nutmistest ja naermistest, aga viha on ka, sest et patsiendinagi ma mäletan, et see trots ja vimm selle elu enda vastu ja saatuse vastu tuleb ikkagi väga-väga tugevalt ülesse. Aga mul on hoopis selline küsimus sinna, et kui ma nüüd enda peale mõtlen, siis on ju see onkoloogiline teekond see, kus sellisest igasugusest kontrolliohjest või sellisest nagu progresside nii-öelda kontrollimisest tuleb nagu lahti lasta, eks ju, et sa pead järsku nagu hakkama usaldama nii arste, usaldama iseennast ka nagu ei tunne veel, on ju. Et kuidas selle määramatusega on sul siin midagi nagu anda, mingit pidet? Inimesed on ikka aplad, tahavad saada siin kohe hästi palju ja väga-väga ruttu. Et siin ongi ikkagi tuleb liikuda ravist ravini, analüüsist analüüsini
Muidugi see kontrolli vajadus, ma mõistan seda väga hästi, kui inimene ei kontrolli olukorda, see tekitab tal ärevust, paanikat, väga kõrget stressi. Kui ta harjuda kontrollida, kui inimene nagu peab kohe kontrollima, siis väikeste sammudega ja üks asi kontrollimiseks on tegelikult ju informatsiooni omamine. Et informatsioon versus kontroll, sest see on täiesti loogiline ju, et me kõik ju tahame olla kindlad, et meiega on kõik hästi või et see ravi mõjub või et on tulemuslik. Et siin ei ole midagi väga patoloogilist, kui see hakkab enda elu häirima, siis tuleb sellega tegelema hakata, aga selline olukorra kontroll on täiesti normaalne selle asja juures. Jah, see infovajadus on ka miski, mis tekitab ka vahel neid dilemmasid, et kas ma olen liiga nagu tülikas patsient, kes tahab kõike teada ja küsib ja see inimeste nagu informeerituse vajadus või kontrollivajadus on ka tõenäoliselt erinev, aga minu meelest see on täpselt see sama, et kui mul on info, siis ma saan rahulikult hingata ja veel parem, kui see info on juba loomulik osa sellest protsessist, et ma ei pea seda tingimata minema ise nõudma, vaid see on elementaarne, et patsient on osa sellest ravimeeskonnast või sellest nagu tiimist, kes selle konkreetse juhtumiga siis silmitse seisab. Ja seal peaksid ju kõik osapooled olema informeeritud, kaasa arvatud patsient, ilma et ta seda välja peab nõudma kuidagi. Seda info jagamise teemat on olnud kõikide nende aastate jooksul ikkagi palju esil. Ma mõistan, et onkoloogidel on kiire ja patsiendi jaoks on vähe aega. Siin ongi see oskus võib-olla suhtlemises, et julgeda rääkida vähe, kuid öelda palju. Ja suunata võib-olla ka õigetesse kohtadesse, et patsient saaks ka ise võib-olla vajadusel edasi uurida, et kõik ei peagi ju dialoogis selles arstikabinetis ära vahetama kõike infot. Minu arust on see praegu väga hea, mis sa välja ütlesid, et kõike ei pea teadma siin, kohe ja praegu. Et üks infoühik korraga, et me ei joo ka korraga tervet klaasi ju ära, et me ikkagi võtame lonkshaaval, et las see info siis olla ka lonkshaaval. Ja siis sa lähed koju ja hakkad guugeldama kuni selleni välja, et kuidas valida sobivat kirstu, et näiteks et patsient vist ilmselt sinna nagu ruttab ikka mingis mahus alati, et ta püüab ette ennustada kõike, aga ühel hetkel sa nagu lepid tõenäoliselt sellega, või ma nagu ise olen kogenud seda, et ma proovisin kõiki maailma samme ette näha juba ja ma ei tea, 5 aastat ka veel ette mõelda. Aga ühel hetkel sa saad aru, et okei. Ja mingi hetk jõuad selles kriisis sellesse etappi, kus sa panedki kõik need infokanalid kinni ja ei tarbigi mitte midagi tegelikult. Tõenäoliselt sellest tervislikust seisundist tingitud infost võib ju saada ka info ülekülluse. Ja pärast seda info pohmelli ravida on päris keeruline. Täpselt. Okei, aga ma olen kuulnud, et siin põnevad tuuled puhuvad ka arstide suunal, et on tulemas koolitused. Jaa, et mul on olnud au koos doktor Katrin Helmeti ja Tiina Tammega viia läbi suhtlemiskoolitusi noortele arstresidentidele Tartu Ülikooli kliinikumis. Ja nüüd kuuldes ikkagi neid noorte tohtrite suhtlemisõpetuse vajadusi, siis kriisinõustamiskeskus Mahena on nüüd selle siis nõuks võtnud ja sügisel meil ongi plaanis teha tohtritele siis nii suhtlemist, kui ka sel teemal koolitusi, et arst saaks ise ennast kuidagi toetada, anda võib-olla mõned soovitused enda vaimse tervise hoidmiseks, ennetamiseks, tegelemiseks. Sest me räägime küll väga patsiendi keskselt, aga tegelikult teine osapool on ju arst, kes samamoodi on inimene, nagu meie kõik, oma tausta, oma olemuse, oma isiksusega. Ja tegelikult eks nad vajavad julgustamist, eriti noored arstid praegu. Et ma olen püüdnud ikkagi olla nendele noortele kolleegidele, kes on ka minu juurde hiiul sattunud, ikkagi selline küünarnuki tugi suhtlemisoskuste saavalt. Aga tahtsin sinu käest, see on jälle üsna nagu siuke pikk staaž. Kuidas sa kirjeldaksid seda, mis hetkel sa tõid välja diagnoos, siis on raviteekond, paranemine, pluss siis see lähedaste vaade. Aga mis see hetk nagu kõige raskem on või kus kõige rohkem patsienti sinu juurde jõuab? Kas see on ikkagi seal teekonna lõpus, kus enam ei anna midagi teha ja on vaja surmaga silmitsi seista või on mingisugused hoopis üllatavamad muud momendid need, kus enamik patsiente jõuab sinuni? See on päris huvitav. Ma pole selle peale ise otseselt mõelnud,
Ja kui praegu analüüsides, siis minu juurde jõuavad nii-öelda siis raviteekonna 2 otsa. Pigem diagnoosi saajad ja need, kes on siis jõudnud oma elu lõpusirgele. Et kui inimene on raviteekonna, siis ta kuidagi on omas kulgemises, tal on oma rutiin, siis elatakse heas mõttes lootuste tuules. Enamus inimesi ikkagi leiavad endale selle tugivõrgustiku pereliikmete näol, kellel on omad sõbrannad. Et pigem ikkagi diagnoosi saamise algus ja siis lõpp. Aga lõpp ka selles mõistes, et su keha on puhas, nüüd sa käid ainult kontrollis ja me lihtsalt aktiivselt sind ei ravi. Just, see on jälle hea 10 punkti selle mõtte eest, et ja kui me räägime lõpus, siis kuna me elame siin elule, siis me räägime raviteekonna lõpust. Ja inimene tegelikult jääb ukse taha, ta on harjunud oma rutiiniga, no tavaliselt on kuskil aasta, on see aktiivne raviperiood. Ja siis ta jääb kuidagi moodi üksi, ja siis ta ei oskagi enam midagi teha, sellepärast, et selle ravi käigus ju muutuda võib väga palju. Muutused kehas, muutused tööalastes suhetes, muutused võib-olla ka isiklikus elus ja muidugi muutused endas. Ja mul on väga hea soovitus olnud alati nendel inimestele, kes on selle teekonna lõpetanud ja edukalt ja hakkavad nüüd mõtlema, et nüüd on nagu kõik, et teda nagu polegi enam nagu vaja, nagu nii-öelda meditsiinile. Siis ma olen julgustanud tooma endas välja selle posttraumaatilise kasvu. Et julgus muuta see samane tinatilk kullaks. Ja nii mõnigi inimene on tegelikult leidnud pärast raviteekonna lõppu hoopis uued suunad. Et see on nagu fööniks selline see fööniks tõuseb tuhast. Just. Ja kui ma kunagi algaja noore psühholoogina alustasin teekonda Hiiul, siis sattusin kokku Eesti Vähiliidu patsientidega. Viivian Vulp tookord mind sinna ka kaasas. Ja kui ma nägin esimest korda naist, kes oli õnnelik selle üle, et ta sai rinnavähi, siis ma imestasin omate päris mitu päeva. Ja point tuli alles tegelikult pärast välja, et see naine tänu oma haiguse lavastas oma teise ja parema mina ja muutis kardinaalselt oma tööd ja leidis lõpuks selle, mis ta nii-öelda õnnelikuks tegi. Nii et siin on tegelikult posttraumaatilist kasvu oli nagu väga kõvasti tunda ja ma arvan, et teie mõlemi puhul ka. Et te ei teeks praegu seda, mida te teete, kui te poleks seda posttraumaatilise kasvu läve ületanud. Aga kus juures ühtpidi seda nagu tõlgendataksegi tohutu tugevusena ja et oi, sa oled nii suur eeskuju, et sa nüüd nii kõigi nende raskuste kiuste nüüd siin kuidagi hoopis teistmoodi õitsele lööd ja toime tuled selle kõigega. Ja Pille, sa oled ju ka varasemalt jaganud, et isegi on ette heidetud, et kuidas sa nüüd nagu nii positiivne või rõõmus oled, sa peaks nagu nõust ära olema. Mina sain ikka päris otsekoheseid vitsesid. No eks ta on ikkagi, minu kogemuse põhjal oli ta pigem nagu generatsioonide teema, et kuidagi vähk ja naeratav nägu ei tohiks nagu üldse kokku käia ja kiilakad inimesed võiksid peidus olla, et midagi taolist. Aga ma ei tea, vähemalt mulle on see kuidagi niimoodi tundunud terve selle 8 aasta jooksul, et kas see on nüüd kuidagi mingite generatsioonide muutustega või on see ikkagi selline hästi isiku ja indiviidi põhine, et mina nagu õudselt tahtsin selle kannatuste alt nagu hakata seda ilu välja otsima, et mul ei ole ju seda kannatust ometi antud nagu niisama, et sa hakkad nagu, ma ei tea, kas see on kuidagi, mis see siis on? Võt ma ei tea, Inna, kuidas ma seda kõike mõtet enda peas tõlgetama peaksin? On see nüüd mingi diagnoos omaette veel? või kuidas seda käsitlust teha? Aga jah, minu lugu sai ka kaante vahele ja tegelikult on see lugu toonud tagasi minuni hoopis sellised jutud ja teemaarendused, et tegelikult see minu lugu seal ei mängigi mitte mingit rolli, vaid nad hakkavad käima oma radasid ja mitte ainult see onkoloogiline patsient, vaid see täitsa tavaline inimene. Ja see on see ilus koht. Et siis saad aru, et midagi on ikka läinud nii ilusti. See mõte, mis välja siin käisid, et inimesed imestavad, et kuidas sa nagu naeratad, siis ma kohe tõstataks, et kas Eesti pole siis tõesti valmis onkoloogilise inimesega tegelemaks või ma ütleks natuke teistmoodi, ma loodan, et võtate selle maha. Et ma püstutaks küsimuse, kas Eestimaa siis põostudele tõesti ei ole valmis naeratavaks onkoloogilise diagnoosiga inimeseks? Vaat ei tea,
see on selline väga hea küsimus, mida tõstatada. Sest siit see teine tähelepanek lisaks sellele, et miks sa naeratad, sul on ju raske või et tubli, sa oled nii tugev, et sa naeratad, kuigi sul on raske, on see, et aga miks sa sellest räägid? Kas sa nagu tahad ennast upitada nüüd läbi oma diagnoosi või et miks sa nagu tükid sellega kuhugi sotsiaalmeediasse või nagu kas see nüüd asi, millega kuskil olla? Et siin taga on ju ka erinevad põhjused, miks me seda teeme, et kelle jaoks on see teraapia, kes läbi selle tahab mingisuguseid müüre maha võtta, kes tahab ühiskonnas muutust esile kutsuda, et aga see on jah, nagu alati selline kummaline tagasiside, et äkki nagu hoiaks endale need teemad, et see ei ole nüüd küll asi, millega tähelepanu otsida, et see on naljakas. Ma võib-olla siin kaldun arvama, et need, kes on sellist tagasisidet andnud, et võib-olla need on pigem sellised konservatiivsed, meil on ju selline läänelik mõttemall, et ja ühiskond ootab, et sa oled ilus, edukas särav, valuvormist välja tuldud kõikide parameetritega. Ja siis tuleb päris elu. Ja ka kõik need, mis ei ole siis nagu täiuslik, et siis seda püütakse ikkagi jätkuvalt osade inimeste poolt siiski nagu nii-öelda siis kalevi alla peita. Ja minul oligi ju, kui ma ei ole seda haigust 8 aasta jooksul kordagi pidanud nagu võitluseks, siis ütleme, et see diagnoos hakkas nii tugevalt mind defineerima igast tandemis, eks ju, et mingid võib-olla suhted said kuidagi teistsuguse väljundi. Ja teine teema ongi see, et kuidagi ühiskond või inimesed mu ümber tahtsidki nagu otsustada, et kuhu ma nüüd siis mahun ja kuhu ma nagu ei mahu. Ja siis mul tekkis selline nagu tohutu mingi trots, et mis mõttes, et need ei ole nii, et siin on ju täpselt sama pille on siin taga, et aga need olid sellised päris suured, kuidagi tõsine enesetõestuse vajadus tekkis. Aga Pille, me oleme nüüd siin selle kogu onkoloogika teema ja selle kogukonna ja podcasti ja mis suured plaanid meil kõik on ja unistused, siis ma olen sind ikka mitu korda ütlemas kuulnud siin viimasel ajal, et oleks nüüd ainult tervist neid asju ellu viia. Ja. Et aga sellele vaatamata me teeme, aga vahepeal ikka tekib tunne, et kas seda kõike jõuab? Jõuab. Sest me jõuame vist võib-olla nüüd, kuna me enda lugude arenguid ka siia saadetesse ikka aeg-ajalt põimime, et siis Pille sind ootab homme järjekordne uus ravitsükkel, jah. Et nüüd siis 6. kord on siis 2 sellist, ma ei tea, on nad siis säravad või vähem säravad tegelased, on siis taaskord mul kehas ärganud. Üks neist juba natukene tahab sinna selgroonalisse sisse pugeda. Ja raiulaan on paigas, et esialgu algab siis kiiritus ja siis vaatame edasi, et tõenäoliselt ehk saab selle kiiritusega veel päitsed pähe, aga nii nagu Innagi siin ütles, et siis tegelikult see on olnud ka minu kogu raviteekonna selline, et ma lähengi nagu step by step, et kui arst on võtnud praegu selle plaani, siis me täidame selle ära ja lähmegi nagu nii-öelda sammu haaval. Aga kuidas siis on, sa nüüd oled sellel kriisikõveral siin võnkunud juba pikemat aega, et mitmes kord see nüüd sellesse nii-öelda madalseisu mingis mõttes siis tagasi kukkud on ja kas on kergem? No ütleme nii, et mingid asjad on enda sees ikkagi nagu ju ära näritud, et ma mõistan, et see on krooniline haigus. Surmatemaatika on minu jaoks ka väga nii-öelda valguse käes ja laual, väga elutervelt. On ka perega kõik sellised valusad teemad saanud ära rääkida lastega. Ja eks ma siis seekord muidugi kukkusin jälle sealt tagasi, aga selles mõttes, et sinna taha ei tule sellist, et mis halvaks nagu selle tegutsemise või sellise nagu elu ära. Et jah, 2 päeva käisin ikkagi värerevalt ringi, mul on imeline sõbranna, kes töötab kliinikumis õega, et siis ta võttis mind sealt onkokabinetist vastu ja siis kõõksusime nutta keset kliinikumi koridori. Et ma teadlikult võib-olla ka mõistan ka seda, et need tunded on kõik väga vajalikud tunda. Ja
ja siis läkski edasi, et perele, vanematele, et kinnitame siis uuesti turvarihmad ja hakkame siis kuskilt minema. Aga kas on ka kõlanud palju selliseid toetavaid repliike, nagu sa oled sellest alati välja tulnud, tuled ka seekord, kuidas see sulle mõjub? Jah, ma tegelikult olen mõelnud, et see võib olla selline väga suur nagu ohukoht, mitte võib-olla minu poolt, aga pigem võib-olla nagu lähedaste poolt, et me kuidagi vaatamegi, et ongi, et inimene on olnud selline vintskäja, sitkäja ja võib-olla ambitsioonikas ka veel kogu selle kamara juure keskel on ju. Et küll tulebki välja. Ja mingid suhted võib-olla siis ongi sellised, et me nagu ei mõista, kui habras võib tegelikult kõik olla. Et aga võib-olla ikkagi ei tule välja seekord. Sest ma mõtlen praegu oma 90, nii ma eelmine kord ütlesin ta vanuse valesti, mina sain 37, vanem on 96. Tema on ka korduvalt tahtnud oma poegadega, siis minu isa ja onuga, rääkida sellest, et mis ta selga tahab, et talle pannakse ja kus mingid asjad asuvad, et kui ühel hetkel see vikatimees nüüd ikkagi saabub ja siis lähedasena sa ei taha sellest rääkida ja kuna ta on 96, tal ei ole mitte midagi viga, ta ei pea mingid ravimid eriti isegi võtma, ta on vitaalne. Et siis oledki nagu ära harjunud sellega, et ta ongi igavene ja nagu seda teemat ei ole vaja veel puutuda. Ja kas nagu samamoodi võib olla siis sellega, kui see haigus on muutunud krooniliseks ja ta muudkui tuleb tagasi, et siis ühel hetkel, Jah, mulle tundub ka, et inimesed on võib-olla pehmenenud, et nad tegelikult minu poole pealt justkui seda sihukest, seda teist poolt nagu ei näe. Et nad näevadki, et see on jälle mingi progress, mis siis käib, on korraks võib-olla raske. Et iseenesest ma tegelikult ju arvan, et jah, kui nii, siis nii. Ja selles mõttes, et ega mul ikka meeldib öelda, et igal tundel on võib-olla oma aeg, on ju. Et aga jah, ma olen ka mõelnud seda, et kui nüüd hakkabki päriselt sinnapoole minema, et kes siis su kõrval on ju. Ja teistpidi ka see oht, et võib-olla see nagu nii kanna pealt nüüd maha ei võta, on ju. Et lihtsalt mingid asjad jäävad rääkimata või tegemata, mida pärast lähedased mõtlevad, et oleks võinud teha selle pärast, et nad on juba nii harjunud sellega, et küll sa sellest välja tuled, et küll me jõuame veel kõike. Et kas iga kord, kui sul on nüüd need metastaasid kuhugi ilmunud, kas on juba nagu mingisugune selline manual, mida mööda teie pere umbes käib, et nii, nüüd me siis räägime uuesti need teemad üle, nüüd meie oleme selles kohas või see on ikka pigem selline loomulik kulgemine kuidagi? See on ikka loomulik. Mul abikaasa teab, mis ta tegema siis peab. Et mingid asjad on ikka täitsa nagu ära räägitud, aga selles mõttes jah, kuidagi nagu mingi võbelus tuleb ikkagi sisse, et nüüd mul ka nädalavahetus tulevad lähedasedki külla ikkagi, et kuidagi nagu mingi selline teine tundmus tuleb sinna ikkagi nagu taha, et. Aga kui sina, Inna, mõtled oma patsientide peale nüüd ka, kes võib-olla on sellised igiliikurid nagu Pillesin on ju, kes korduvalt on suutnud oma kolletest vabaneda ja siis jälle sinna tagasi pidanud minema. Et mis teemad seal tõstatuvad või kuidas nendele inimestele toeks olla või millega tavaliselt kõige rohkem kuidagi hädas ollakse sellistes olukordades? Eks see vikatimehe hirm seal kuklas on kindlasti tugevam. Mul on olnud paar sellist juhtumit, kus käisime raviteekonna läbi, pidi minema just viimast ravi saama ja siis oli viimane uuring. Ja aasta alguses metastaasid. Nad lõis ära nagu jõulupuu. Ja siis ma nüüd jagangi otsest oma praktilist kogemust, et me kõigepealt muidugi normaliseerisime selle hirmu ja siis ikkagi julgustasin mõtlema selle peale, mis on praegu oluline. Keegi võib-olla peaks võtma kohe käest kinni ja mõelda, et praegu sa elad, sul on kindlasti midagi veel vaja ära teha. Ja muidugi, kuna ma töötan Ida-Tallinna Keskhaiglas valdavalt ikkagi noorematega, siis väga hea motivaatsioon on lapsed. Ja õnneks nüüd me oleme selle nii-öelda teise raviteekonna keskel ja nüüd jälle kulgeb nagu oma soodu, sest mingil määral me hakkame võtma asju enesest mõistetavalt. Ja see sama enesest mõistetavus, ma olen püüdnud ka seda kuidagi moodi lahti siluda ja julgustama ikkagi inimest
pigem elama, looma endale tähendus. Ja sellega me siis nii-öelda liigume käsikäes, et tagasilöögid ja jälle edasi ja et parem olgu 1 millimeeter tagasi kui meeter tagasi, ma alati armastan niimoodi öelda. Ja tegelikult ikkagi patsient, kes saab nüüd taas jälle teise diagnoosi, jälle uuesti, siis tema tegelikult võiks olla küll teadlikult toetatud spetsialistide poolt, sest lootused on taas purunenud. Hakkab jälle see peale, see samane ratas. Ta elab tegelikult oma mõtetes võib-olla ka taas selle leinatsükli jälle kõik läbi. Nii et inimesed, jah, et kui teil on selline teekond ees, siis ärge häbenege küsida abi. Sest lisaks sellele potentsiaalsele leinale, mis ootab ees siis, kui inimene oma maise keha maha jätab ühel hetkel. See on nagu üks formaat leinast, aga mida mina olen kogenud või jälle minu müstiline coach ka, Sandra Palm on tema nimi, kellega me pool aastat juba koostööd teeme. Tema nagu kräkkis mingil hetkel selle ära, et minu igasugused sellised mingisugused probleemid peas ja see, et ma ei ole saanud vahepeal aru, kuidas siit edasi minna või mida teha või mis asja, et see ka palju taandub sellele, et ma ei ole leinanud ära just kui seda minu versiooni, keda enam ei ole. Ehk siis see identiteedikriisi tekkimine selle haiguse kestel, et ma ei ole enam see inimene, kes ma olin enne seda haigust, aga ma ei tea, kelleks ma olen nüüd ka kujunemas, kuidas mu elu siit edasi läheb, see määramatus tuleb siin mängu, on ju. Et kas see enda möödunud versiooni leinamine on päris asi. Et ma mäletan seda kuskilt filmidest, et nagu eakas inimene, kes on suremas, leinab seda justkui nagu noort ennast ja meenutab seda kõike ja jätab sellega hüvasti ja aktsepteerib sellega, et ta on jõudnud sinna surivoodile nüüd, aga noore inimesena see enda eelmise versiooni mahajätmine, kas see on mingi asi või te ei saa üldse aru, millest ma praegu räägin? Ei, mina väga hästi mõistan seda, sest mul on endal olnud ka kogemusi sellise leinaversiooniga töötada. Ja see on ka tegelikult õigustatud. Et kes leinab taga noorust, kes enda, ütleme, et ilusat keha, kes on kogu kevakuvandile, juukseid ja endist elustiili. Ja mina tegelikult ka toetan neid emotsioone läbi elama ja nüüd keskendume sellele, et millega me saame edasi minna, sest see, kui on mingisugune muutus toimunud, kas või füüsiline, siis tänapäeval on väga palju võimalusi taastada näiteks, ütleme, et kehakuvandit näiteks naistel. Ja see samane kurbus on omamoodi tegelikult ju energia ja ma olen alati mõelnud, et ära leina seda, missugune sa olid, mõtle selle peale, et kuidas sa sellel hetkel elasid ja kuidas sa saab praegu võib-olla natukene elulisemalt edasi elada. Ja selle võib-olla mingi vana mina idealiseerimine mingis mõttes ka, et näed, nüüd ma ei saa seda teha või teist teha või et see ei tule enam kõne alla. Et selle kõigega leppides ja võib-olla see võtabki aega vist ka, on ju, et sa nagu peadki selle arusaamaga elama, et sina oled muutunud, su elu on muutunud ja siis tekibki sinna taha see hoopis teissugune enese leidmine ja elurõõm sellest. Ja väärtuste baas. Mitte, et sa jääd millestki ilma, vaid ma saan elada nüüd võib-olla veel paremat elu, sest minu käest ka, kui me selles Anu saates ütlesin, et mul on täna elu parim elu justkui, et mis asja. Aga täpselt see tähendusrikkus ja suhted hoopis teise mingisuguse nurga alt, endaga suhte üles ehitamine hoopis teistel tasanditel, tänase hetke märkamine, asjad, millest sa nagu varasemas versioonis võib-olla nagu mööda tuhisesid või? Jah. See märkamine on teine, väärtused muutuvad. Ma olen isegi, minu uurimustöö oli üks osa sellest, et kuidas moodi siis muutuvad väärtused inimestel, kes on selle onkoloogilise diagnoosi seljatanud. Ja need väärtused muutusid õnneks natukene nagu iseenesekesksemaks, hakati rohkem väärtustama tegelikult ennast, oma identiteeti. Väga oluliseks olid muidugi lähedased, kõik sellised materiaalsuse ja eneseupitamisega seotud väärtused olid jäänud tahaplaanile, aga just see, et inimene ise julges rohkem elada.
ja mulle abikaasa ütles nii tabavalt, et koos diagnoosiga tuli sinul ka egoism. Aga noh, selles mõttes niimoodi elutervelt, et noh, mingites asjades ongi, et mul ei ole enam nii sobiv ja siis sa saad aru, et tegelikult ka tal ei ole enam nii sobiv. Ma alati tervitan sellist sõna nagu egoism, et see eluterve egoism, et see tegelikult on see, mis meid täna siin ja praegu edasi viib sellesse paremasse, ideaalsemasse minapüüdluste poole. Ja see egotsentrism, et ma olen õpetanud ka oma noori, lapsi kunagi ütlesin, et ego ei ole üldse halb sõna, egoistlik tegelikult on ju nii, et inimene on siin ja praegu. Ja see eluterve egoism, et me võib-olla võiksime nagu natuke õppida seda, et see ei tähenda mitte, et ma sätin nagu iseennast nüüd esiplaanile, vaid pigem see, et mida ma veel saaksin nagu anda. Aga mul siin nüüd tulebki võib-olla kohe selline teema siia kõrvale, et selle 8 aasta jooksul ma olen väga-väga palju suhelnud ka erinevate saatusekaaslastega, kes ongi siis selles haiguse kulminatsioonis täiesti erinevates etappides, eks ju. Ja väga, mitte väga, aga ikka sage on olnud see, et see sama vähihaige jookseb tegelikult tupikusse siis, kus ta peab hakkama nagu ongi, et lähedaste ees seda maski ette kasvatama, et noh, et ongi, et neid säästa ja tegelikult need enda vajadused kaovad veel rohkem kuskile nagu mölkasse ära. Et kuidas ikkagi nagu, või kes võiks olla see sild nagu selle vähihaige ja tema lähedaste vahel, et saaks nagu rääkida nendest väga rasketest teemadest ja tuua nagu sellised, ütleme siis need koos nutmised ja sellised väga tundlikud teemad nagu lauda, et see oli see küsimus, et kas meil pereteraapiat nagu vähipatsiendi ja tema lähedastel ei ole? Me näeme seda ikkagi, et see on väga sage, ongi, et ma olen nii tänulik, et mul on kõik mu lähedased hoiavad mind, aga samas mõnel teisel päeval ta tegelikult, ta on sellises frustratsioonis, kuna ta sees kõik karjub, mille ta on kõik nagu pidanud maha suruma. Ja sa ei taha olla koormaks jälle lähedastele, et seda seal on taga on tohutu süütunne, et kuidas saaks nagu mingeid või kelle abiga saaks murda neid müüre? Jah, paraku meil ei ole tõesti pereterapeute spetsiaalselt onkoloogiliste patsientide nendel lähedaste jaoks. Et mul on olnud üksikuid juhtumeid, kus tullaksegi paar tuleb. Mõnikord on ka laps vanemaga. Ja siis olen nagu sellist psühhoharimist teinud. Psühhoharimine ehk siis on selline lähenemisviis, et kus siis selgitan, nii-öelda siis suunan, juhin tähelepanu, julgustan, loon, ütleme, uue sellise sotsiaalse väärtusruumi 2 inimese vahel. Ja ma olen olnud ka kunagi puhver, et ema ei julenud oma lapsele nagu öelda, et tal on see keerulise kuluga haigus, et tal on juba see terminaalseisundisse minemas, ta oli mul haiglas. Ja lapsi ei julenud ema käest küsida. Laps oli 40, ema oli 60. Nad olid terve elu elanud sümbioosis. Nad polnud vist ühtegi päevaga peaaegu lahus olnud. Ja siis ma väsisin sellest ära ja ütlesin, et nüüd teeme niimoodi, et nüüd me saame 3 rahulikult siin kokku ja siis te räägite kõik selle ära, kui väga teie üksteist armastate. Ja siis tütar rääkis kogu aeg enam, et tema nagu ema tahaks väga armastada ja ka ta julgeb talle seda öelda ja siis ema räägib mulle. Aga see ongi kuidagi see ka, mida ma käisin hiljaaegu Pille soovitusel vaatamas sellist etutust nagu Lõpp Sadama teatris. Minge kõik. Ja seal oli ju ka see moment, kus surivoodil vähidiagnoosiga ema kutsus oma 2 poega ja oli selleks sillaks nende vahel, sest ta teadis, et nad jäävad temast maha. Ja aitas neil jõuda selleni, et need vennad üksteisele ütleksid seda, et nad üksteist armastavad ja kui raskelt see kõik tuli, et mul küll ma värinud praegu selle peale ka ihule, et tegelikult selle peale praegu mõtlema hakates, ma ei tea, kas muus maailmas on sellised nagu teenused olemas või sellised spetsialistid, kes tegelikult just nagu ka perekondlikult selle leina raske haiguse ja kõige sellega aitavad toime tulla. Või kui üldse, kui valmis tegelikult inimesed on seda vastu võtma. Tõenäoliselt on nagu rohkem, ma arvan, seal maal. Ja ei tea. No jah, see on ikka erinev, jah.
No, kuna Ameerika oli üks esimesi, kes alustas spetsiaalset onkopsühholoogide väljakoolitamist 70-ndatel, see on siis Jimmy G. Holland oli see, kes selle lõi. Tema loosung on ka see, et mõistkem vähihaigete emotsionaalseid vajadusi, siis kuna neid psühholooge koolitati spetsiaalselt välja, siis ma loodan, et kindlasti oli seal ka vastavad spetsialistid, kes olid ekstra saanud väljaõppe peredega töötamiseks. No, mina leian, et see on nüüd ühimik, mis võiks jälle olla siin nüüd ülikoolidele mõtlemiseks, et ikkagi sellise meditsiini valdkonna psühholoogi ikkagi võiks olla mingisuguse aine raames. Sest inimene, kes alustab tööd onkoloogia vallas, onkoloogias ei saa üle ega ümber sellest morbiidsetest teemadest ja see inimene, kes läheb sellesse valdkonda tööle, ta kindlasti peaks läbi töötama enda traumad, kontseptualiseerima selle morbiidse teema iseenda jaoks lahti, et ta peab eelkõige ennast tundma sellest teemast turvaliselt, siis ta suudab seda pakkuda ka teistele. Aga kui ma seda teemat veel natukene edasi arendan, Pille sinu näitel, kui lubad, et sinu lähedased on ju ka koos sinuga hea mitu aastat nüüd seda kõike läbi teinud, kui kaua sulle tundub või läks aega, et sa, ma ei tea, oma mehega, oma vanematega, kellega iganes said hakata sellest haigusest turvaliselt rääkima nii, et sa ei pea ennast tagasi hoidma? Kui kaua sa võid aega, kas sa oled üldse sinna jõudnud? No eks ta on nii, et see on ikkagi vastavalt sellele, kes su seal teisel pool suhtepartneriks no, kui on. me sinu näitel mõtleme, et... Kõik ikkagi ei ole veel ja ma arvan, et nad ei pruugigi tulla ja ega sa ei saagi vägisiselt mitte midagi välja kangutada, eks ju. Aga samas on suhted, mis on saanud ikka täiesti teise alusbaasi, aga minul läks ikkagi aastaid. Et oma abikaasadki mõista läks aastaid. Me olime üksteise jaoks kogu aeg olemas ja praktiliselt, aga emotsionaalselt ikkagi olid müürid väga suured. Ja miks ma seda küsin, ongi see, et sa oled ka keskmisest ikkagi nagu avatum, hingelisem inimene, kes ka ise palju ära teinud on ju selleks, et need suhted jõuaksid sinnamaani, et asjadest saab rääkida. Aga kõigil ei ole antud esiteks nii palju üldse elada, et oleks aega oodata aastaid enne, kui me saame päriselt rääkida, et seda enam see mingisugune natukene kiirtee, võib-olla tõesti sul ongi vaja seda kõike lasta setitada, aga kui seda võimalust ei ole, et siis mulle tundub, et on ikka kedagi sinna vahele vaja ja see ilmselt ei ole onkoloog. Mulle tundub, et siin on mingi uus teenus nüüd kasvamas välja. Tegelikult see oleks väga teretulnud, sellepärast, et ressurss on ikkagi psühholoogide poole pealt väga piiratud ja eriti veel erialaspetsialistide poolt. Et ma usun, et kui meil oleksid vastav ettevalmistusega pereterapeudid, siis oleks võib-olla vähem lahutusi, oleks vähem õnnetuid inimesi, sellepärast, et kui see onkodiagnoos tuleb, siis haigestus juba tegelikult piltlikult või metafoorselt terve pere. Ja ma usun, et võib-olla teilgi on tuttavaid, kes teavad kedagi, kus see haigus ongi inimesed viinud lahku. Ja. Aga lisaks sellele, et ma ei tea, ei osata sellest rääkida või kuidagi kaugenetakse teineteisest, ütleme paari suhtes selle haiguse kulgemise käigus. Seal juures on ka see füüsiline lähedus. Ma ei tea, inimese vahet ei ole, kas mehe või naise oma kehakuvand, kui enesekindlalt ma ennast tunnen nüüd selles muutunud olukorras, on need juuksed, on need rinnad, on need, ma ei tea, mul on silm läinud, et või ma ei tea, meestel eesnäärmevähiga mingisugused funktsioonid muutuvad. Olengi kuulnud, et ei olegi, et midagi füüsiliselt muutuks, vaid see psühholoogiline teadmine, et sul on see haigus, siis see kuidagi teeb su nagu vähem väärtuslikuks või vigaseks või poolikuks. Et siin hakkavad ikkagi... Et kui palju nagu selliseid teemasid sinuni jõuab? Suhteliselt tihti. Eriti just noorema poolsete patsientide puhul. Et tuntakse vale häbi, moondunud keha, naised näiteks ei julge enam ennast mehe silmariieteta näidata, siis püütakse ennast katta. Mõni kolib üldse eraldi magamistuppa. No selle keemiaravi ajast ma saan aru, et siis on ikkagi see
see, ütleme, see kehaline ebamugavus ja higistamine ja ka keha lõhnab tegelikult ju teistmoodi. Ja siis üks naine ütles mulle ka, et ta mees enam ei vaata teda sellise pilguga. Ja siis ma kutsungi üles nii-öelda meessoost kuulajaid, et vaadake oma armastatud abikaasat, vaadake oma armastatud elukaasast, vaadake nagu teda. Vaadake tema silmade taha, et te näete ju küll, et on see füüsiline keha, kuid tal on ka teine hingeline keha, et meie kultuuris ikkagi pigem see füüsiline keha, et see nii-öelda idapoole suhtumine on rohkem ikkagi selline vaimne ja hingeline, et võib-olla me võiksime natukene sealt võtta sellist õppust, et keskenduda inimesele, mitte sellele, mille sees ta on. Ja eks me tuleme ju jälle ka kultuuriruumist, kus üldse kõik selline seksuaalsusega seonduv ei tule emapiimaga päris kodust kaasa ja nendest teemadest ikkagi ju varasemalt liiga palju pole just räägitud, et meie seksuaalkasvatus võib-olla on ka puudulik ja seetõttu ka paaride tasemel sellest, kuidas keegi ennast neil teemadel tunneb, isegi omavahel ei räägita, et kuidas sinna siis veel jõuda? No see seksuaalkasvatus ja see julgus, see ikkagi tuleb peaks juba tulema kuskilt koolikeskkonnast ja vanemad ise võib-olla võiksid ka võtta julguse kokku ja kui lapsekene hakkab juba küsima, siis on aeg järelikult seletada. No minu ajal öeldi, et mis sa räägid lolli juttu, saad suureks, siis räägid. Aga laps ei küsi kunagi küsimusi, mille vastuseid ta kardab. Okei. Aga kas seksuoloogid või? On niisugune õige seksuoloogid, seksuoloog. Sinna pöördutakse ju ka, kui mingisugune mure on voodieluga näiteks. Olen soovitanud ja näiteks naiste puhul, kellel on näiteks alakeha kiiritus, keemiaravid, et siis kindlasti günekoloogi poolde pöörduda, mitte hakata otsima nii-öelda doktor Google'ist, kuidas moodi siis on neid tuppaliaseid treenida ja missugused vahendid kasutada ja kuidas seda nii-öelda intiimpiirkonda treenida, et olen saatnud gynekoloogide juurde. Okay. Aga selleks peab ikkagi see inimene kõigepealt oma murega jõudma sinu juurde, sest onkoloogile ta vaevalt neil teemadel kurdab, on ju. Et see on täitsa tundub ka mingi eraldi teemalõik, millest peaks põhjalikumalt rääkima, on ju. Ja ma usun, et kui see teema nüüd näiteks kas või siinsamaski meie omavahel kuskil lähitulevikus lahti lahkame, võib-olla see julgustab ka nii mõndagi kuulajat natukene teistmoodi lähenema oma partnerile. Ja seda inimest, kellel on onkoloogiline diagnoos, ka julgustab võib-olla ennast rohkem nagu heas mõttes avastama, sest see seksuaalsus ei ole ju ainult konkreetne vahekord. Seksuaalsus algab silma vaatamisest. See mulle meeldib. No võt, aga kus me nüüd oleme ära käinud praegu, hea tunnike on hakanud täis tiksuma juba vaikselt seda tänast vestlust ja tunne on, et võiks veel pikalt jätkata. Mis te ise praegu tunnete, et kindlasti võiks selles tänases saates veel inimestele öeldud saada või jagatud? No kui me keskendume siin elule, siis mis on sellised sinu siin ei ole jälle mingit kindlaid tee nii ja siis on rahu majas, aga lihtsalt, et see nii nagu me enne rääkisime, et me ei sureks enne surma ära, vaid julgeksime elada ka selle diagnoosi ajal, kiuste järgselt ja avastadagi seda iseenda võimekust. Head kriisi ei maksa ju raisku lasta. See on klassikaline psühholoogide lause. Seda ma pole kuulnudki. Minu soovitus on alati mõelda soovitada inimesel nüüd mõelda selle peale, et kas tema juhib oma mõtteid või mõte juhib teda. Ja luua enda peas turvapaik, et kuhu me saame alati oma mõtetega minna. Ja see on hea kognitiivne mudel, et mõtlemine muutub, käitumine muutub, emotsioon, kuna mõtlemist on väga keeruline muuta, kuna see on meile sisse juurdunud. Meil on 10 000 mõtet peas keskmiselt päevast, leia sa siis õige üles. Siis on soovituslik alati alustada käitumise muutmisest, sest käitumine on teadlik, suunatud, reguleeritud selle ratsionaalse mõtlemise poolt.
muutub käitumine, muutub mõtlemine, muutub emotsioon. Nii et inimesed võiksid seda harjutada, et vaadata, kui ta annab emotsionaalse hinnangu mingisugusele situatsioonile, mis talle väga ei sobi, ja kui ta vaatab seda ratsionaalsema külje pealt, et kuidas moodi keha tegelikult oma tegevuses muutub, et kui emotsionaalselt anda, siis tekitab sellist ärevust, südame pekslemist, võib-olla higistamist, hingeldamist, ratsionaalselt siis on mõistus külm nagu jää. Et muutub käitumine, muutub mõtlemine, muutub emotsioon. Et kõik on tegelikult ju peaasi, kõlab lihtsalt, kuid meil on olemas ju need kõik tööriistad, millega see turvapaik enda pähe nagu luua. Ja lõpuks vist seda on vaja prioritiseerida. Et see ei ole lihtsalt see, et ma teen mõne hingamisharjutuse ja loen mõne artikli ja siis juba kõik muutubki paremaks, et tegelikult sellega vist on vaja ka just üldiselt muutused ajus registreeruvad kuskil 2 nädala jooksul, et kui 2 nädalat järjest harjutada mingit kindlat käitumismustrit või harjutada mingi sündmus osas mingisugust mõttemustrit, siis 2 nädalat on see orienteeruv aeg, kus algavad muutused. Üks muutus korraga. Jälle siin kutsun kuulajat üles mitte olema ablas ega ahne, kõik korraga siin samas ja kohe praegu ja palju. Et üks muutus korraga ja kui me võtame elu kui vankrit, kus on siis 4 rattast, mis meil on siis tegelikult isiklik elu, tööelu, sotsiaalne elu, tundeelu, kui üks ratastest hakkab veerema, siis hakkavad teised ka kaasa veerema. Nii et üks muutus korraga. See on ilus mõte, millega lõpetada, aga me sellega siiski veel ei lõpeta. Inna, kuidas sina oma vaimset tervist hoiad? Mina tegelen muusikaga ja mul on au olnud ka oma patsientidega koos musitseerida, laulda. See on minu turvapaik. Ja selle teadmise tuules kõigile kuulajatele väike tiiser, me oleme väga elevil. Ma nüüd ei leppinud sugu kokku, et selle siin välja ka hõikama, aga tromm läks, lähevad pulgad ka. 29. mail toimub siis Tartus esimene onkoloogika lood ja looming. Lood ja looming. Kogukonna õhtu või klubi õhtu või kuidas iganes seda nimetada, kuhu me ootame kõik inimesi, keda vähk moel või teisel puudutab. See ei ole ainult patsientidele, see ei ole ainult meedikutele, see ei ole ainult lähedastele, vaid see on üks tervik tegelikult ja seekord ei ole laval meie Pillega jagamas oma lugusid, nii nagu me täna siin mikrofonide taga oleme, vaid laval on inimesed meie seast. Jagamas, nagu pealkirigi ütleb, lugusid ja loomingut, mis on sündinud kas vähidiagnoosi kiuste või tänu sellele või selle leevendamiseks või jumal teab mis. Nii et saab naerda, saab ehk nuttagi. Igal juhul südant, ma arvan, see üritus kindlasti liigutab ja lubame, et sealt leiab ka endale onkosemusid, jah. Või niisama semusid. Just. Nii et, aga kohtade arv on piiratud, täpsem info alles vaikselt tilgub, Facebookist leiab selle ürituse üles ja sealt kaudu siis õige pea juba täpsemad detailid ja miks ma sellest praegu rääkima hakkasin, on see, et Inna lubas ka lavale astuda. Me küll ei ütle võib-olla veel isegi midagi. Ja mul on alati olnud hea meel olla laval. Eks see on vana inimese edevus. Et see võib-olla see muusikaline pool on see, millega ma nüüd kompenseerin seda, et minust pidi saama tegelikult ooperilaulja. Aga ei saanud. Ja siis mul on alati hea jagada, anda, võtta ja taas anda. Ja kui inimene annab, siis ta tegelikult saab ju topelt tagasi. Jaa, elus. No sellega võib küll nüüd vist lõpetada. Aga nagu me siin selle saate lõpus ütleme, elusat elu ja kindlasti subscribe'ige, jälgige, likeige ja jagage seda podcasti episoodi vähemalt ühe sõbraga, kui see teile korda läks, sest võib-olla mõne jaoks on see täpselt see puudu võlekõrs, et fööniksina tuhast tõusta. Aitäh, Inna, aitäh, Ville. Aitäh. Ja aitäh kutsumast ja elame elule. Just. Elame elule. Elust elu. Onkoloogika. Räägime vähist.